Aitäh, Anu! Et kui Anu mulle helistas ja ütles, et tal on selline plaan oma juubeli tähistamiseks ja kas mina tuleksin tema konverentsile rääkima, siis mu esimene mõte oli, et issand jumal, millest minul seal rääkida on või miks ta mind sinna tahab. Ja kindlasti ei, ma kindlasti ei lähe. Siis paari päeva pärast helistas ta mulle tagasi ja kas see nüüd on tema suurepärane veenmisoskus või siis lihtsalt osaliselt ka seetõttu, et kui ma vaatasin seda tänast konverentsi teemat, siis tegelikult ma mõistsin, et Haameri talu sobib see ju väga hästi, rääkimaks oma lugu. Ja täna ma üritan teile rääkida lühidalt, näidata teile piltidega, kuidas, mida, miks me teeme, ja siis ehk lõpuks te saate aru, miks ma siin täna räägin. Kõigepealt meie talust. Me asume täiesti pärapõrgus Lõuna-Eestis, väikeses Viluste külas. Seal asub siis kogu meie tootmisüksus, asuvad sigalad, enamus meie teraviljapõldudest on seal lähedal, meie kuivatid, masinapargid, ühesõnaga seal tuksub meie süda. Haameri talu, nagu Anu juba ütles, on tegemist ühe pereettevõttega, kes tegelikult sellel aastal tähistab ka 30. juubeliaastat. Et minu vanemad Ene ja Heiki alustasid täpselt 30 aastat tagasi köögiviljakasvatusega. Esialgu oli neil 2 hektarit maad, kasvatasid kartulit, porgandit, kapsast, kõike tegid ise, kõik realiseerisid ise Venemaa turule. Ja need sendid, mis sealt Venemaa turult saadi, pandi kõik talusse ja tänu nendele sentidele saigi tegelikult Haameri talu alguse ja sai alguse seakasvatus ja teraviljakasvatus sellise mahu ja visiooniga, nagu ta ehk täna on. Meie, kui ma räägin siis meist, siis ma mõtlen selle all ennast ja oma elukaaslast Jürgenit. Me oleme siis Haameri talu teine põlvkond ja meie kord, ma arvan, just meie kord on nüüd seda talu edasi arendada just meie näo järgi. Meie põhitegevusaladeks, nagu ma juba ütlesin, on teraviljakasvatus ja seakasvatus ja 2017 alates me üritame oma sealihatoodangut ka ise realiseerida. Tänaseks on Haameri talul maad ligemale 900 hektarit. Pool on umbes omandis, pool on rendimaad. See on koht, mida meil tuleb parandada. Meil on oma masinapark, oma kuivatid, ehk me oleme üritanud jälgida põhimõtet olla iseseisvad, olla sõltumatud, teha töid täpselt siis, kui neid tegema peab, kui ilm neid teha lubab, külvata siis, kui on kalendris ja väljas õige aeg selleks, koristada ja kuivatada just siis, kui meil on vaja. Me kasvatame kõiki peamisi kultuure, nisu, otra, kaera. Hernes on selline hobikultuur rohkem ja et Priia liblikõieliste protsent oleks kaetud ja kasvatame ka rapsi. Enamus sellest kasvatatavast teraviljast läheb meie oma sigadele söödaks. Ülejääk, mis sealt siis jääb, realiseerime. Kui on hea aasta, on head ilmad, siis üldjuhul läheb ta müüki toiduteraviljana ja siis, mis toiduteravilja alla ei kvalifitseeru, lähebki söödaviljaks. Selline majandamise mudel või põhimõte on tegelikult aluseks sellele, et me suudame ja saame anda selle kvaliteedi, kindlustada selle sööda kvaliteedi oma sigadele. Kui me panustame põllul vähe, siis me ei saa sealt oodata tulemusi teravilja näol. Meil on mõttetu toota põllul põhku
meil on vaja sigadele toota kvaliteetne sööt. Seda tehes saame me tagada seakasvatusele stabiilse söödahinna, stabiilse sisendite hinna läbi aastate. Samamoodi sõltumatus. Me jätame ennast puutumata sellest, mis toimub suurel maailmaturul. Ma ei lähe kunagi arvestama söödakulusid või lugema teraviljakasvatuse tulusid nüüd tänase börsipäeva hinna järgi, et kui see on täna 120 eurot tonn, siis on väga nukker ja kui see on 200 eurot tonn, siis ma plaksutan käsi, ei ole. Need ahelad või need osakonnad aitavad üksteist kompenseerida. Ja oma tootmises oleme me võtnud aluseks stabiilse keskmise hinna läbi aastate. Me ei muuda oma tootmises sisendite hindu. Ehk piltlikult öeldes, me väärindame oma kasvatatud vilja sigade läbi. Me ei tee neist makarone. Seakasvatusest. Meie sigalas kasvab igapäevaselt umbes 5000 siga. Meil on üks suur sigalakompleks, mis, nagu ma ütlesin, asub samamoodi Viluste külas. Kogu kompleks on natukene üle 4000 ruutmeetri, asub kõik ühe katuse all ja on jagatud kenasti sektsioonideks. Meil on täistsükliline seakasvatus, ehk me teeme kõike ise. Me seemendame ise oma emised, me saame sealt kenad põrsad, kasvatame nad üles, müüme nuumsigadena maha. Oma farmist me võtame ka põhikarja emised, võtame kuldid, võõraid loomi me tänaseni oma farmi toonud ei ole. 2017. aastast lõpust alates võtame siis ka kogu seemenduseks vaja mineva sperma oma farmis ise ja sisse ostame siis ainult selle, mis on vajalik karja uuenduseks, et sugulust ei tekiks. Ja et minna kaasa loomulikult ka selle geneetilise arenguga tegelikult, mis maailmas on toimunud ja saada paremaid tulemusi seeläbi. Nagu mainitud, siis valmistame ka kogu sööda ise oma teraviljast. Pildil on siis meie uus söödaköök, mis koostöös Farmiteki ja Skioldi meeskonnaga valmis meil 2017. aasta augustis. See on täisautomaatne. Seda juhib siis arvuti või programm, kuidas seda oleks korrektne öelda. Töötab põhimõttel, et farmis olevad söödapunkrid annavad info kohe, kui mingi söödagrupi sööt hakkab lõppema. See info tuleb siis sinna veskisse. Tema teab, nüüd tuleb seda hakata jahvatama ja paneb ta nii-öelda tööde järjekorda. Saadab kõik need tellitud kogused otse siis soovitud punkritesse farmis. Ja tagab siis see selle, et kunagi ei ole see siga ilma söödata, ei ole kunagi näljas, et nii suur kui on nõudlus, nii palju täpselt see veski neile sööta ette teeb. Sellel pildil on siis meie vana veski, see oli siis tsüklonitega vasarveski nõukaajast, mida isa ikka jätkuvalt klopsis ja vuntsis, et üldse temaga midagigi teha saaks. Ja selle kõige suurem oht oligi tegelikult see inimfaktor selle asja juures. Et kui veskimees täna viitsis lisada teatud komponenti, siis ta lisas. Kui ta mõtles, et ma ei viitsi seda kotti minna otsima või ma ei viitsi seda kaaluda, panen suvalt, siis ta panigi suvalt. Ja uus süsteem võtab grammi täpsusega kõik komponendid, mitte midagi panemata jätta ei saa. Ja mida see meile on andnud? See on andnud tegelikult meile meeletu söödakulude kokkuhoiu, see on andnud meile oluliselt paremad juurdekasvud, oluliselt parema liha kvaliteedi ja loomulikult loomade tervise. Valmissööda sisseostmisega on meil ka kogemus olemas, aga
see ei sobinud meile. Võib-olla me oleme liiga pirtsakad, võib-olla on lihtsalt see põhimõte, et me tahamegi kõike ise teha. Oli liiga palju selliseid asju, mida meie mõjutada ei saanud, aga tegelikult, mis lõppkokkuvõtteks tekitasid just meile probleeme. Ja nii me siis otsustasimegi selle kadalipu ette võtta. Ja siis meie armsad nuumsead. Me realiseerime nad täna 168-172 päeva vanuselt. Seakasvataja või neile, kes ei ole seakasvatajad, ei ütle need numbrid tõenäoliselt mitte midagi, aga neile, kes on, tõenäoliselt nemad loevad samamoodi nagu meiegi igat päeva ja igat kilo, kui vanalt ja kui raskelt see siga sealt farmist välja läheb. Peame üliranget arvestust nende sigade kohta, kui palju nad mingites etappides kaaluvad, kui nad liiguvad ühest grupist teise, kõik on kaalutud, kõik söödakulud on üles märgitud, arvutame söödaväärindused, juurdekasvud, vaatame, kus mida oleks vaja parandada. Ja kui me suudame seda jätkata, kui me suudame pakkuda neile selle kvaliteetse sööda, kvaliteetsed tingimused kasvamiseks, siis siga on terve ja kasvab mühinal ning muretsemiseks ei ole absoluutselt põhjust. Meie transport. Me ka transpordime ise oma sead tapamajja. Minu jaoks on see väga oluline. Nii me tagame turvalisuse eelkõige ja jällegi sõltumatuse. Me saame viia oma loomad siis, kui meil on vaja või kui tapamaja seda soovib, täpselt sellises koguses, sellises mahus, kas või 5-10 korda päevas või siis 1 korra. Ja meil on alati garanteeritud, meil on kindlad nõuded, kuidas see transport, mis meie territooriumile siseneb, on pestud, on desotatud, kui kaua, kus, mida ta seisma peab, kuidas see autojuht käituma, liikuma peab, et ma arvan, et sellega me ainult kaitseme oma farmi, jällegi, et me teeme ka selle etapi ise. Hetkel müüme enamuse oma sigadest tarkelihatööstusesse, kellega me tõepoolest teeme koostööd juba täiesti algusaegadest peale ja oleme kenasti koos saanud kasvada, et meie kasv on võimaldanud neil tootmismahtusid kasvatada ja vastupidi. Ning tänaseks umbes 30-35% oma kasvatatud sigadest me realiseerime Haameri talu lihapood OÜ kaudu. Me asutasime selle ettevõtte 2017. Miks? Sest et oli ilgelt jama olukord. Hinda sea eest ei makstud. Tegelikult oli ka turg liha täis ja oli 2 varianti. Kas lõpetada see seakasvatus ära, sest et ressursse lihtsalt sellist kallist hobi võimaldada enam ei olnud, või siis muuta midagi. Ja just seetõttu oleme täna läinud õppima täiesti uut rada. Me ei teadnud siis absoluutselt mitte grammigi, mitte midagi sellest, mida see lihatööstuse pool endast kujutab. See on täpselt sama, kui öelda veisekasvatajale, et homsest sa hakkad sigu kasvatama või vastupidi. Et ka see on meie jaoks jällegi üks pikk ja põnev protsess. Oma esimese poe avasime me seal samas Viluste külas, farmist umbes poole kilomeetri kaugusel, mis tegelikult on endine tanklahoone. Ja ühele õnnetus, teisele õnn, kuna sealne tankla sulges uksed, siis me nägime võimalust ja avasime seal uksed. Seal samas alustasime kohe ka lihalõikusega, ehk korrastasime need ruumid taoliseks, et saaksime tunnustused Vettametilt ja nii-öelda pidu läkski lahti. Järgmise lihapoe avasime aprillis
2018 Põlva kesklinna, siis juba detsembris Põlva Maximarketi lett ja nüüd selle aasta mais sai meie siin 4. müügikoht, uksed lahti Passakuuste alevikus. Laienemisplaan on ja peabki laienema, sest nagu ma ennist ütlesin, täna me realiseerime ainult 30-35% oma sigadest ise. Ühel hetkel me tahame jõuda selle 100%-ni, sest siis on meil 100% sõltumatust. Aga ette tuleb tootmise pool ehk lihatööstuse pool. Täna me oleme täiesti oma tootmise ja lihatööstuse poolega lapsekingades, me valmistame ainult toore liha valmistisi, kuumtöötlemine meil puudub, aga selles osas töö käib ja see saab lahendatud. Me tahame oma liha müüa otse tarbijale, seda sama liha, mida me seal vilustes ise toodame, müüme me sellest lähipiirkonnas. Esialgu me oleme sihikuks võtnud Põlvamaa, kõik meie poed asuvad meie lähedal, meil on logistiliselt lihtne ja meie inimesed on kohaliku toiduga varustatud. Miks me oma poodides müüme, miks me ei müü neid kettidesse, on just see, et me jällegi tahame kindlustada selle liha kvaliteedi, mis jõuab kliendini. Me tahame kindlustada selle müügikeskkonna, et see oleks meile sobiv, et see oleks kliendile sobiv, et see ei toimu kusagilt putkast või kuurist, vaid see oleks meie nägu. Ja lõpetuseks siis hind, et kui me jätame need teised vahelülid sealt vahelt ära ja turustame ise, siis lõppkokkuvõtteks me saame tarbijale pakkuda lihaga parema hinnaga. Pildil on siis meie see nii-öelda tanklahoone ja esimene lihalõikuse hoone, kus me tegelikult alustasime ainult umbes 100 ruutmeetril kogu tööd. Kuumtooted tulevad täna meil tõesti teenusena sisse, nagu ma ütlesin, ja rendipinnalt, nagu alguses tegelikult me rentisime veel seda tanklahoonet, see ei olnud isegi meie oma, me ehitasime terve selle maja enda näo ja vajaduste järgi ja me rentisime seda, sest meil ei olnud vahendeid selle ostmiseks, sest näpud olid tõsiselt nagu põhjas. Tänaseks oleme me aga hoopis kolinud juba suuremale pinnale. Põlva linnas kahjuks lõpetas tegevuse lihapagar osaühing ja täna me rendime tema ruume, kus meil on umbes 500 ruutmeetrit pinda kasutusel, aga ka need pinnad jäävad meile jällegi kohe väikeseks. Ma ootan kohutava huviga seda, mis sellest asjast ühel päeval kõik saab ja kuhu see jõuab. Ja miks me seda teeme? Teeme seda jällegi seetõttu, et just nii me saame maandada selle riski. Me saame maksta kindla hinna oma liha eest. Me saame maksta kindla hinna oma teravilja eest, eks? Ja me kindlustame selle, et see kvaliteetne liha jõuaks võimalikult lühikest teed pidi kliendile. 2015 jäi Haameri talu siis minu ja Jürgeni kätesse. Me tegelikult, kuna me oleme terve oma elu tegelikult olnud põllumajanduse sees ja mina seal talus, aga ikkagi me ei oskanud, me ei teadnud, meil polnud tegelikult mingisuguseid kogemusi, meil oli ainult tohutu hirm. Ja siis me tegelikult, ma arvan, endalegi teadmatult pöörasime selle kogenematuse hoopiski enda kasuks. Ja hakkasime tegema asju nii, nagu me arvasime, et on õige teha. Ja täna me teemegi kõike seda ise. Seda on õpetanud see lühike mõneaastane kogemus. On olnud küll väga raske ja need kogemused on olnud, ma ei tea, kust need on tulnud või kuidas need lõpuks on tulnud. Ja loomulikult ei ole
me teadmised ja kogemused tänini täiuslikult ja nagu ette võib kujutada ja need ei saagi nii pea täielikuks. Aga oleme näinud, et me oleme õigel teel, et me oleme teinud õigeid otsuseid. Teadmisi on võimalik hankida, meil on võimalik oma protsessi kaasata neid teadmisi väljast poolt. Meie poolt tuleb see ettevõtlikkus, see tahe, see soov leida need võimalused, leida need teadmised ja panna need kogemused kokku nende teadmistega. Meie kogemus ütleb, et me saame tulemusi saavutada vaid koostööd tehes. Me kasutame ära neid võimalusi või neid teadmisi, mida on andnud minu vanemad. Me näeme, kuidas töötavad ja toimivad analoogsed ettevõtted meie ümber ja me õpime nendelt. Me loome tingimused töökeskkonna inimestele, et nad tahaks meie juures töötada. Suurepärast meeskonda on väga raske kokku panda ja see ehk ongi kogu selle ettevõtmise juures üks kõige keerulisemaid kohti. Aga kui sa kohtled neid hästi, kui sa teed nendega koostööd, tähtsustad neid, siis kõik toimib. Täna töötab meie meeskonnas 36 toredat liiget. 2015 oli neid veel umbes 18, ehk me oleme selle 4 aastaga suutnud oma meeskonda kasvatada poole võrra. See on tulnud peamiselt just liha töötlemise ja väärindamise osast. Farmi ja põllu pool on tegelikult jäänud samaks. Me teeme, nagu ma ütlesin, me teeme nendega koostööd. Meie innustame neid, nemad saavutavad häid tulemusi ja innustavad nende tulemustega omakorda meid. Me teame, et kui tänased tulemused on paremad kui eilsed, siis homsed tulemused võivad olla paremad kui tänased. Mis meid veel motiveerib või mis annab seda jõudu, on, kui ma vaatan, millised me olime minevikus ja millised me oleme täna. Ma kunagi ei võrdle meid mõne teise ettevõttega. Loomulikult on hea vaadata nende numbreid ja nende tulemusi, kuidas neil läheb, aga ma kunagi ei taha neid samu asju saavutada, sest ma tean, et meil kõigil on erinevad ressursid, erinevad võimalused ja areng ikkagi peab toimuma ettevõtte sees. Siin siis näiteid meie teravilja poole saakidest. See näitab jällegi, et me oleme teinud õiget asja ja ega saab paremini. Siin farmi poole andmeid, et me oleme äärmiselt palju ümberkorraldusi teinud farmis nii tehniliselt kui üldse põhimõtete poole pealt, nii personali osas ja täna ma näen neid tulemusi tegelikult ja need paranevad iga nädalaga, iga päevaga, et kui 2017 me viisime sisse ettevõttes tulemuspalgasüsteemi, siis kõikidel töötajatel olid näod pikad. Me kaotame, sa võtad meilt kõik palga ära. Nad ei näinud seda kohta, et tegelikult ma andsin neile võimaluse teenida senisest oluliselt suuremat tasu. Ja täna oleme me selles punktis, kus need tulemustasude tabelid, mis ma toona koostasin, nende ülemised otsad on saavutatud ja nad küsivad minu käest, et Ave, aga mis nüüd saab? Et kuidas sa nüüd meile siis kavatsed maksta, et selle tulemus läheb ju lõhki, eks ju? Minu vastus on neile lihtne. Näidake mulle pool aastat stabiilselt sellist tulemust ja ma teen teile uued tabelid ja te teenite veel rohkem. Innustama töötajaid ja nad teevad sulle häid tulemusi. Meie unistused on väga suured. Meil on palju kohti tegelikult selles iseseisvuse saavutamises või selles tootmisahelas, mis on veel lahendamata. Me peame muutma rendimaade ja omandis olevate maade suhet. Me peame arendama
seemnekasvatust, sertifitseeritud seemnekasvatust. Meil on mingil hetkel vaja enda kätte saada lägalahutusteenus, selle kättesaadavus, see peab olema õigeaegne. Me vajame oma tapamaja, me vajame oma lihatööstust, mitte rendipinda, me vajame seda turvatunnet ja me peame arendama oma lihapoodide ketti. Kui ma täna nüüd ise vaatan ka seda nimekirja ja mõtlen nendele rahalistele, ajalistele ressurssidele, mida see nõuab, siis ma pean tõenäoliselt 150-aastaseks elama, et neid saavutada. Aga millest ma unistan veel? Ma unistan, et me jääks nende unistuste täitmise ja tulemuste saavutamise juures iseendaks, terve mõistuse juurde, tervise juurde, sest uskuge, see pole üldse lihtne. Ma tahan panna kokku meeskonna, kes aitaks mul neid unistusi täita, kes tuleks minu mõtetega kaasa, kes tahaks lennata sama kõrgelt nagu mina. Ja ma tahan kaasata oma lapsi meie talu tegemisse piisavalt, et ühel päeval nad tahaks ise tulla ja teha. Kokkuvõtteks. Pikk jutt, aga see jõudis kindlasti kõigile kohale. Me teeme kõike ise. Miks? Sest nii me saame tagada endale sõltumatuse. Me saame tagada kindlad sisendihinnad erinevates tootmise etappides. Me saame tagada selle kvaliteedi, mida me vajame. Loomulikult me ei tea kõike, me õpime, saame kogemusi, me rakendame seda kõike õpitud. Ja ma ütlen, see stabiilsus tegelikult ühe ettevõtte jaoks ongi üks alustalasid. Me pooldame põhimõtet otse põllult lauale. Täna me oleme teel, et me suudame selle tagada õige pea, ilma teistest sõltumata. Me seisame eestimaise sööda ja toidu eest ja ma tänan siiralt Anu, et ka tema seisab Eesti toidu, Eesti liha eest nii tugevalt, nagu ta seda teeb. Ma ei tea, kuidas ta jõuab. Ma tänan teid. Ma loodan, et meile pakutakse nüüd lõunal ka eestimaist toitu ja aitäh teile!